Tere, kallid kuulajad, tere, kallid vaatajad. Täna on vaikse laupäeva hommik. On üks eriline päev, kus kristlik maailm ja kõik mõtlevad, meenutavad, mäletavad, mõtisklevad selle üle, mida Jeesus Kristus on meie jaoks teinud. Ja selle päeva raames, võtmes on ka mul südamel ja samas ka eesõigus täna jagada Jumala sõda, üheskoos seda vaadata, kuidas see meid kõnetab ja mida see meile öelda võib ja saab. Ma alustaksin isiklikust kogemusest. Meil kõigil on vanavanemad, on vanaisad, on õed ja vennad. Osal meist on olnud eesõigus ja võimalus neid tunda, osadel meist aga mitte. Mina mäletan oma vanavanemaid hästi. Tundsin oma emavanemaid, tundsin oma isa-ema. Kõik nad elasid päris kõrge eani. Ja ma tahan teile jagada oma kogemust minu isapoolse vanaemaga. Minu isapoolne vanaema oli sügavalt usklik inimene. Pidas talu, kasvatas üles palju lapsi, tegi terve oma elu väga rasket tööd. Kuid ühel hetkel jõudis vanadus nii kaugele, et minu vanemad võtsid ta enda juurde elama. Me elasime kõik ühes majas Pärnus ühe katuse all. Meie vanaemal oli oma tuba, köök ja me kõik tundsime erilist rõõmu sellest, et elasime koos ja võisime üksteist külastada. Ja üks selline tore tegevus, millest meie rõõmu tundsime, mida vanaema eriti armastas, oli see, kui lapsed ja lapselapsed teda vaatamas käisid, tal külas käisid. Ja seda me tõesti ka tegime. Selles nõndanimetatud ülemises toas oli üks suur tugitool. Ja see oli mõeldud just meile, kes me vanaema vaatama olime tulnud. Ja nii me istusime seal, vahetasime muljeid, rääkisime oma elust ja olust. Ja see oli vanaema üks meelistegevusi. Ja lisaks sellele ta kirjutas meile alati sünnipäevakaarte, tegi väikeseid kingitusi ja loomulikult kudus meile sokke ja talveks kindaid. Ta oli eeskujulik vanaema. Aga siis hakkas vanadus oma viimast lõivu võtma. Ta jäi üha nõrgemaks ning ühel hetkel ta ei suutnud enam selgesti kõneleda. See oli meie kõigi jaoks raske. Ja ma mäletan, et mina ka noore poisina oli väga raske istuda seal toolis, kuulata oma vanaema ja tegelikult mõista, et ma ei saa aru, mida ta mulle öelda soovib. Ta nii väga püüdis, ta nii väga tahtis ja ta sai isegi aru, et see on tema jaoks võimatult raskeks muutunud. Ta püüdis nii väga. Selleks, et meile veel mingisuguseidki sõnumeid saata, jätkas ta hoolega kirjutamist ja tema kaardid, tema sünnipäevakaardid, need kõnetasid meid edasi. Aga suhtlemine temaga muutus aina raskemaks. Ta ikka ootas meid külla. See tugitool oli endiselt seal selleks, et me kõik võiksime seal istuda ja temaga vestelda. Ta igatses meid näha. Aga võib-olla on siin aus öelda, et häbi on tunnistada, aga vähemalt ma väga ei tahtnud enam teda vaatama minna. Ma olin siis noor mees.
elu oli huvitav, nii palju kõike oli vaja veel õppida, näha, kogeda ja teha. Ja ma ei tahtnud väga olla olukorras, mis tegi haiget. Ma ei tahtnud näha oma vanaema selles raskes, valusas, ebameeldivas olukorras. Ja nii kuidagi hoomamatult ja märkamatult juhtus, et ma ei külastanud enam teda. Vähemasti mitte tihti. Ma ei suutnud seal tugitoolis istuda, teda kuulata ja teda mitte mõista. Niisiis, minu vaatamised, tema külastamised muutusid järjest harvemaks. Ei tahaks sind sellisena näha. See on väga inimlik. On palju asju elus, mida me ei tahaks väga näha. Ei tahaks väga kogeda. Kui ma tahaksin täna tõsta esile selle, et see samane inimlik pool sellest, et ei tahaks sind sellisena näha, sellel on ka olemas jumalik pool, kus kehtib täpselt see sama põhimõte, ei tahaks sind sellisena näha. Mäletate aastat 2004, kui ilmus üks väga vastuoluline film, mis lavastatud Mel Gibsoni poolt, kandis nime Kristuse kannatused. Palju aastaid on tõesti sellest juba mööda läinud, aga see mälestus on veel endiselt meiega. Seda filmi peeti Gibsoni karjääri võimalikuks tapjaks. Tegemist oli filmiga, mis näitas Jeesuse kannatusi kuni tema risti löömiseni. See film oli nii vägivaldne, et kirjeldati, kuidas vaatajad lahkusid šokeerituna. Oli isegi neid, kes ei suutnud seda tõlgendust Kristuse kannatustest vaadata, tõusid lihtsalt püsti ja lahkusid. Ja ma ei tea tõesti paljusid või ma ei tea neid, kes seda filmi teist korda oleksid vaadanud. Ma ei ole täna siin selleks, et nüüd anda hinnangut sellele konkreetsele filmile, kas see oli õiglane või mitte, oli see ülepakutud või mitte, kuid see aastate tagune püüd Kristuse kannatusi filmilindile jäädvustada, Jeesuse Kristuse ristisurma lugu meie silme ette uuesti maalida, räägib minu jaoks siiski millestki olulisest. Nimelt, kas ma oleksin tegelikult valmis ise, päriselt, oma silmadega pealt vaatama seda, kuidas Kristus risti löödi, teades seda, mida ma täna tean Jeesuse Kristuse kohta. Ja kui palju üldse oli neid, kes tol ajalgi, kes Jeesus Kristust armastasid, suutsid seda teha. Me keegi ei suuda ilmselt päriselt hästi ette kujutada, mida tundis Jeesuse ema, kui ta risti all teda vaatas. Ta ei tahtnud Jeesus sellisena näha, kindlasti ei tahtnud Jeesus sellises olukorras näha. Aga samas ei tahtnud ta olla ka mitte kuskil mujal. Kui palju on tegelikult neid, kes sinna risti alla tulid? Me teame, et enamus jüngritest põgenes ja jooksis laiali. Nad kartsid rohkem iseenda julgeoleku pärast, kui tundsid muret Kristuse pärast. Ja see on meile kui inimkonnale, inimestele üldiselt väga omane reaktsioon. Siin meenub mulle lugu Peetrusest. Matteuse evangeeliumis 16. peatükis salmidest 21–23 võime üheskoos lugeda. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama,
et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval üles äratatama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane, vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Ärgu sulle seda sündigu. See tundub olevat nii mõistlik ettepanek, see tundub olevat nii süütu ja nii heatahtlik soov. Aga ometi Peetrus ei näinud laiemat ega sügavamat pilti. Ma usun, et ta oma südames tol hetkel sooviski parimat, aga see oli lühinägelik soov. Ta tahtis Jeesusele parimat, aga Jeesus tahtis parimat inimkonnale ja siin oli vastuolu. Ta mõtles inimese viisil, nagu ütleb Piibel, ja mitte Jumala viisil. Ei taha sind sellisena näha on minu meelest üks hea lause, milles peitub seesama inimlik kui ka jumalik, selles samas ühes lauses. Sellest peitub nii inimlik mõtteviis kui jumalik mõtteviis. Lihtsalt kõik sõltub sellest, kuidas me seda vaatame või millest me lähtume. Ma jagasin teile oma isiklikku lugu inimlikust mõtteviisist, sellest, kuidas mina lähtusin sellest, mida mina tunnen. Me lugesime siin üheskoos Peetruse inimlikust mõtteviisist, kuidas Peetrus ei näinud suuremat ega laiemat pilti ja ei tahtnud näha, et tema parim sõber Jeesus Kristus, tema mentor, tema õpetaja kannataks. See on mõtteviis, et ei taha sind sellisena näha ja sellepärast soovin, et seda sulle ei juhtuks. See inimlik mõtteviis on selline, et kui midagi juhtub, siis pigem väldin, hoian eemale, ignoreerin, sest see, mida ma näen, ei meeldi mulle. Peetrus ka ei suutnud Jeesuse kannatust lõpuni vaadata. See oli tema jaoks seda oli tema jaoks liiga palju. Teame lugu sellest, kuidas Peetrus reetis Jeesuse ja põgenes. See oli kõik tema jaoks liiga valus. See on see inimlik pool, mis on meis kõigis olemas, mis tahaks mitte näha seda, mis meile haiget teeb ja mis valus on ja mis on ebameeldiv. Mis otsib turvalist ja vaikset kohta, kus kõigest sellest, mis meie ümber toimub ja nii halvasti ja valesti on, kuidas sellest kõigest eemale hoida. Aga siis on see teine pool, see jumalik perspektiiv. Ei taha sind sellisena näha. Jumalik mõtteviis selles samas ühes lauses. Kas te olete näinud meedias, uudistes pilte praegu haiglates töötavatest medõdedest? Mõni aeg tagasi ka uudiseid lugedes juhtusin sellise artikli peale, kus näidati pilte Itaalias, mujal Euroopas ja mujalgi maailmas töötavatest arstidest, medõdedest. Nad olid oma maskid peast ära võtnud ja nende nägudelt vaatas vastu ränk väsimus. Maskide kandmisest olid näos näha endiselt jäljed või isegi armid. Piltide peal oli näha haiglatöötajaid, kes magasid kuskil koridori nurkades kurnatusest ja väsimusest selle töö pärast,
mida nad peavad tegema. Need on vaid üksikud pildid kaadris sellest, mis praegugi maailmas aset leiab, kus nii paljud inimesed ohverdavad omaenda tervise, omaenda aja teiste inimeste heaks ja hüvanguks. Ja me näeme seda jätkuvalt. Ja on ka neid, kes on maksnud kõrgeimat hinda selle eest, et meil võiks olla suurem kindlus, selleks, et meie võiksime toibuda, võiksime paraneda, saaksime edasi minna. Ka Eestis, Saaremaal on üks hooldaja oma elu pidanud sellepärast ohvriks tooma. Neid pilte seal internetis vaadates jõudis mulle ka justkui uue lainena kohale seesamane mõte. Ei tahaks sind sellisena näha. Tähendab seda, et ma ei tahaks näha neid õdesid, neid arste sellistena, nagu nad praegu on. Aga teisest küljest ma olen niivõrd tänulik selle eest, mida nad teevad. Teistmoodi me ka ei saa. Ilma me ka ei saa. Ja nüüd ma pööraksin selle sama mõtte tegelikult ümber ja teistpidi ja küsiksin, et miks siis nii paljud inimesed täna teevad seda rasket tööd, et teenida kogukonda, ühiskonna, pannes omaenda elu ja tervise ohtu, siis nad teevad seda ju sellel samal põhjusel. Ei tahaks sind sellisena näha. Nad ei taha näha, et inimesed ümberringi rohkem kannataksid ja ainus tõeline viis nende kannatuste leevendamiseks, nende vastu võitlemiseks on neid inimesi aidata, kes kannatavad. See on selles suhtes selline kummaline paradoks. Me ei tahaks inimesi sellistena näha, aga selleks, et me neid sellistena ei näeks, peame me just nägema neid sellistena, nagu nad on. Selleks, et tulevikus seda enam mitte näha. Selleks, et see ei korduks. Selleks, et see uuesti ei juhtuks. Selleks, et me võiksime jälle üheskoos olla ja rõõmustada osadusest, rõõmustada lähedusest. Nende inimeste lähedusest, kes on meile kallid. See on jumalik pool sellest samast mõttest. Ei tahaks sind sellisena näha. Sest täpselt just seda Jeesus Kristus on ka teinud meie kõigi heaks. Jeesus, Jumala poeg, ei soovinud meid sellistena näha, nagu me olime või nagu me praegugi oleme. Ja Jumala jaoks oli selles olukorras ainult üks lahendus. Ta pidi midagi tegema, et seda olukorda muuta, ümber pöörata. Ja selleks ta tuli ise ja võitles kuni surmani meie kõigi õiguste ja vabaduste eest. Ei taha sind sellisena näha. Aga tänan sind. Tänan, et teed seda minu eest. Teed seda teise inimese eest. Teed seda lähedaste eest. Teed seda eestlaste eest ja nii edasi. On valus vaadata Jeesus Kristust ristil. See on niivõrd ülekohtune. See on niivõrd ebaõiglane. Aga teisest küljest me oleme nii tänulikud, et keegi meie eest seda teeb. Kui me mõtleme Jumala viisil, et ma ei taha sind sellisena näha ja sellepärast ma teen kõik, mis minu võimuses, et sul võiks jälle parem olla. Kui ma mõtlen selliselt Jumala viisil, siis lõpuks saabki nii, et kõigil on parem olla.
Sest see on täpselt see, mida Jumala poeg on teinud ja tegi. See on see piibli kuldsalm, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. Jeesus selgitas oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval üles äratatama. See oli karm tõde, mida Jeesus püüdis oma jüngritele edasi anda. Aga samas oli see parim ja kõik, mis ta sai inimkonna heaks teha tol hetkel ja selles ajas. Rääkides nüüd praegusest pandeemiast, siis maailm kannatab ju tegelikult juba aastatuhandeid, mida me nimetame patupandeemiaks. Aastatuhandeid me kannatame patupandeemia all. Ja ainus, kes selle haiguse vastu meid aidata saab, ongi Jeesus Kristus. Tema pühendumine on meile kõigile kõige suuremaks eeskujuks. Kristuse risti all juhtus midagi väga erilist. Aga see eriline seal Kristuse risti all sai juhtuda üksnes sellepärast, et oli neid, kes tahtsid Kristuse juures olla. Teda toetada isegi siis, kui seda oli nii valus vaadata. Me võime selle kohta lugeda Johannese evangeeliumi 19. peatükist, salmid 25-27. Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maaria, Kloopase naine ja Maaria Magdalena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale, naine, vaata, see on su poeg. Seejärel ütles ta oma jüngrile, vaata, see on su ema. Ja sel samal tunnil võttis jünger ta enda juurde. See väga kaunis ja eriline hetk sai võimalikuks tänu sellele, et oli neid, kelle jaoks kohal olemine, Jeesuse kõrval olemine, hoolimata sellest, et seda oli nii valus vaadata, oli siiski prioriteet. Ja nii sündis midagi erilist, mis andis jõudu kõikidele nendele inimestele eluga edasi minna. Minu vanaemast rääkides, siis minu vanaema jäi üha nõrgemaks. Ja jõudis kätte aeg, kus ta lamas voodis ja ta ei rääkinud enam. Me kolisime ta ülemisest toast nii-öelda alla. Ja nii me nägime teda rohkem, kui me tema surivoodilt mööda kõndisime. Ja ühel päeval, kui ma olin jälle sealt mööda minemas, siis kuulsin teda raskelt hingavat ja miski sundis mind sealt uksest sisse astuma. Ma astusin sisse, istusin tema voodi kõrvale, jälgisin seda, kuidas ta raskelt hingas ja võtsin tal käest kinni. Need olid tema viimased hetked. Varsti ta pigistas kõvasti mu kätt ja läks puhkama. See oli üks valusamaid hetki minu elus. Õnneks oli teisi ka, kes seal olid juures. Me leinasime teda koos. See oli üks valus hetk.
Aga mitte kunagi oma elus ma ei kahetse seda hetke, et ma tol hetkel seal olin ja viibisin. Ma kahetsen siiamaani kõiki neid hetki, et ma ei käinud teda vaatamas siis, kui teda oli raske vaadata. Aga see oli parim, mida ma teha sain tol viimasel hetkel tema heaks. Täna me oleme muidugi nii kummaliselt teistpidi pööratud olukorras. Täna selleks, et näidata üles oma armastust ja lugupidamist oma kallite vanemate ja vanavanemate vastu, palutakse meil neid mitte külastada. Mitte nendega otseselt kokku puutuda. Aga ma ei näe, et see läheks kuidagi siin vastuollu selle põhimõttega, millest oleme siin üheskoos piiblist vaadanud, mida oleme koos siin vaadanud. See, et meil täna haiguse tõttu on ära keelatud füüsiline kontakt, ei takista meil hoolimast. Veelgi enam. Võib-olla saame nüüd sellisel kummalisel ajal pöörata rohkem tähelepanu kallitele inimestele meie ümber, näidates üles oma hoolt, lugupidamist ja armastust nende vastu, kui ajad on rasked ja keerulised. Kui muidu oleme haaratud pigem sellesse, et peame oma enda eludega, oma enda perede, tööde, toimetuse ja vastutusega toime tulema, siis täna on meil ehk rohkem aega öelda mõni tänuküllane sõna, teha telefonikõne, näidata üles hoolimist ja hoolivust nendel viisidel, mis on veel alles jäänud ja mida on siiski tõesti päris mitmeid. Kallis kuulaja, kallis vaataja, kui sa ei taha näha maailma sellisena, nagu see sulle praegu paistab, kui sulle ei meeldi see, mida sa näed, kui sa ei taha näha kannatusi, surma, ebaõiglust ja valu, siis parim, mida sa teha saad, on leevendada kannatusi, lohutada leinajaid, seista sirge seljaga ebaõigluse vastu ja pakkuda lootust neile, kellel lootust ei ole. Sest see on kõige parem, see on kõige tõhusam viis muuta kannatused rõõmuks, lein uueks lootuseks, ebaõiglus õigluseks. Maailm ei muutu paremaks, kui me oma silmad kinni paneme ja kujutame ette, et neid probleeme pole. Sellepärast meil kui kristlastel on väga eriline eeskuju Jeesus Kristus. Tema on igas mõttes eeskujulik medõde, arst, psühholoog, nõustaja, sõber, vend. Ta parandas inimeste füüsilisi haigusi ja andis andeks ka nende kõige rängemaid eksimusi, ikka selleks, et inimestele anda uus lootus, et neil oleks tulevikku ja lootust. Ta parandas inimesi mitte ainult füüsiliselt, vaid vaimselt, emotsionaalselt, igal tasandil ja igal viisil, et inimesed saaksid ja võiksid elu jätkata lootusrikkalt. Jeesus andis meile kõigile parema tuleviku ja ta andis selle parema tuleviku oma enda elu hinnaga. Sellepärast, et ta ei tahtnud näha meid sellisena, nagu me oleme. On rõõm näha, et väga paljud inimesed praegusel ajal on võtnud Jeesuse Kristuse elu ja põhimõtted endale eeskujuks.
Ja nad teenivad inimesi, nad teenivad kogukonda samasuguse pühendumisega. Me oleme tõesti väga tänulikud kõigile nendele inimestele. Meie saame ka anda oma osa. Igaüks meist saab oma osa anda. Sõltumata sellest, kas me oleme meditsiini või mõne muu valdkonnaga seotud, kes on täna justkui otseselt ees rindel. Me kõik saame anda oma osa. Sest meil kõigil on inimesi, kes on meile kallid, on inimesi, kes on meile lähemal, on inimesi, keda me teame ja keda me tunneme, on inimesi, kes vajavad abi ja kes vajavad tuge. Sest ainult selliselt me jõuame lõpuks selleni, et me ei pea nägema seda, mida me näha ei taha. Just sellepärast Jeesus Kristus ka suri ristisurma, et ta ühel päeval ei peaks enam nägema seda, mida ta ei taha näha. Ei taha sind sellisena näha, ei tahaks sind sellisena näha. Peaks olema meie kui kristlaste tõeline motivatsioon anda endast parim, anda endast kõik selleks, et kõigil oleks tulevikku ja lootust. See on minu palve ja minu soov ja minu unistus ja ma usun, et see oli ka Jeesuse Kristuse igatsus, mida ta vaimusilmas nägi, kui ta astus kas seda kõige raskemat teed, Golgata teed. Jumal õnnistagu teid.